tere! Tänane treening on jooksjale vajalike väikeste lihaste jaoks ja liigeste liikumuseks samuti. Meil on harjutused hüppeliigesele, põlvele, reiele, puusale ja lõpetuseks ka kerelihastele. Vaja on kas diivanit või pinki või tooli ja ühte patja. Ja sellega saabki hakkama. Natukene ruumi ka, aga väga kaugele me ei liigu. Alustame hüppeliigestest, tuled püsti ja liigud kõrgelt päkalt kannale, nii et tõstad varbad üles. Kannale ja päkale. Liigud kannalt päkale ja teeme seda veel pool minutit. Sellel ajal, kui liigud, kontrollid, et varbad tulevad põlvede poole otse ülesse. Et sul kere püsib otse püsti, et siis kui sa tõstad varbaid, et siis tagumik ei läheks taha, nii saavad küll varbad kõrgemale, aga see pole eesmärk. Vaid eesmärk on, et sa pingutad neid sääre eesmise lihaseid. Ja valmis. Nüüd on kerge harkseis, liigud jala sisekülgedelt väliskülgedele. X-jalad, O-jalad, aga oluline on, et sa saad hüppeliigesele liikuvuse. Et puusast ja põlvest küll jalad liikuvad, praegu kogu aeg teed ja teeme veel pool minutit. Kogu aeg ka puusast ja põlvest jalad liiguvad, aga eesmärk on see, et sa saad hüppeliigesele liikuvuse. Läheb veel. Ja mäletad hingata ka sellel ajal ja varbad ei lähe krampi, vaid on üsna lõdvalt seal. 5, 3, 2, 1, valmis. Kerged pöiaringid ühele poole ja teisele teisele jalale ka. Nüüd vaatame, kui tugevad hüppeliigesed on. Ja sääred. Kergesse kükki, jalad harkis ja nüüd tõused kõrgele päkale ja tagasi. Kõrgele päkale ja tagasi. Ja teeme seda 45 sekundit ja aeg läks. Kindlasti on nüüd see üleüldse pool kükis olek pingutus ja siis sinna lisad veel varvastele tõusu. Aga igast pingutusest selle järgneb millalgi lõdvestus. Siin ka kontrollid, et varbad vaatavad otse ettepoole. Ja kui pöiale või päkkadele veel tõused, siis võid ka vaadata, eriti kui sokki jalas ei ole, kas rohkem tööd teeb suurvaras või need väiksemad. Valmis. Tõstad ära. Ja nüüd vaatad, et mahud sinna tooli kõrvale kükki. Rullid tallast üle, põlved maha, käed maha. Ja uuesti rullid ennast kükki. Ja tagasi. Kui ei saa niisama ja kogu aeg teed, praegu pool minutit läks. Kui sa ei saa kükki ilma toeta, siis õnneks on sul tool või diivan või mingi tugi siin juures. Proovi seda kõike teha niiviisi, et varbad vaatavad ettepoole. Minul on vasak jalg veidikene valus hüppeliigesest ja seepärast see jalg sealt hästi ei liigu. Ja valmis. Loodetavasti teil mõlemad jalad liikusid ühtemoodi. Järgmine, läheme liude-limme lihase juurde. Istume maha. Selg toetab seina või tooli või diivani vastu. Üks jalg on kõveralt, teine jalg on sirgelt ees. Ja teeme nüüd sellist jalatõstet. Üks kord üles nii, et varvas on püsti. Teine kord üles nii, et
varvas on keeratud väljapoole. 45 sekundit. Aeg läheb käima nüüd. Otse ja välja keeratuna. Rahulikult. Ja tunned, milline osa reielihasest teeb tööd ühel juhul ja teisel juhul. Ja ei pea seda jalga nii ohjeldamatult kõrgele tõstma. Aga see jalg peab sirge olema. Kõverajala puhul on hoopis teistsugune pingutus. Veel 5 sekundit. Tegelikult oli 10 siis, kui ma ütlesin 5. Ja nüüd on valmis. Üks jalg kõver, teine ehk siis vahetad jala, teine jalg sirgelt. Varvas otse ja varvas välja keeratud. 45 sekundit. Aeg läheb käima nüüd. Võib täitsa olla, et ühe jalaga tundub see lihtsam kui teisega. Võimalik on ka see, et ühel jalal on lihtsam siis, kui on varvad ülespoole. Ja teisel jalal siis, kui on varvad väljapoole. Vaheldumisi. Varvas ülesse ja varvas väljapoole. Ja kui juhtumisi läheb põlv valusaks, et sa ei saa teha, et põlv on valus, siis järelikult on sul mingisugused lihased nõrgad ja lihase kinnitused hakkavad põlve juures kiskuma. Ja valmis. Tõlestad ära veidikene ja ühtlasi nüüd venitame ka niudenimbe lihast. Ehk siis põlv diivanile või toolile, teine jalg kaugemale ette ja vajud kerega otse alla. Et sa ei ole mitte kõhuni seal reie peal, vaid kere on püsti ja saad reie ees taga oleval jalal reie eesmisel lihasel ja niudenimbe lihasel venituse. Hoiad veel 5, 4, 3, 2, 1 ja valmis. Teisel jalal sama. Põlv diivanile. Ees olev jalg kaugemale. Ja hoiad venitust. Natukene kergelt nõksutad üles alla ka, aga mitte palju, kuna see keha raskus juba omaette vajutab sind allapoole. 5, 4, 3, 2, 1 ja valmis. Nüüd veel niudenimbe lihasele. Tuleb selliselt põlvini, et nii taga oleval jalal on 90 kraadised nurgad, ees olev jalal 90 kraadi. Hoiad pingist või ka näiteks seinast kinni. Ja nüüd 45 sekundit tõstame ees olevat jalga asendit hoides üles. Valmis. Aeg läheb käima nüüd. Teed seda niiviisi, et kere on paigal. Ees püsib 45 kraadi, 90 kraadi põlvel. Käsi toetab. Ja üllatavalt raske võib see olla. Tugijalale lõdvestad ka tugijalga vahepeal mõttes. Veel 10 sekundit. Ja ühtlasi vaatad, et kere on otse, et sa ei hakka kompenseerima. 1 ja aeg. Vahetad jala. Kontrollid nurgad. Hoiad kinni. Võimalik, et nüüd on, kui on teine jalg ees, siis on tasakaalu rohkem vaja hoida. Aga 45 sekundit ka siin läheb aeg nüüd. Mina tunnen praegu, et ma teiselt poolt hoiaks, oleks mul keha otsem. Praegu on see tasakaalu leidmine keerulisem kui enne oli.
et ma ei ole päris otse, aga selle toime siia niudenimme lihasele saan küll. Ja kuna teine jalg juba enne korra tegi suurema töö, siis see tugijalg väsib veidikene kiiremini. Aga 45 sekundit on nii kiire aeg või pikk aeg ka ei ole, et ei jaksaks. Veel 5 sekundit. Ja valmis. Ja venitame uuesti. Oleme diivanile, teine jalg ette. Venitad niudenimme lihast või siis jah, toolile või muidu pingile. Ja kui see muidugi on pehme. Ja vahetad peale. Järgmine harjutus on toolile istumine. Ehk siis istud tooli servale, jalad on umbes 90-kraadise nurga all ees ja tuled püsti ja istud uuesti tagasi. 45 sekundit. Aeg läheb käima nüüd. Üles ja tagasi istuma. Ja proovid seda nüüd nii teha, et see kätega hoogu ei võta. Kindlasti mõni teeb seda ilusamalt kui mina praegu, aga üles tõustes põlved ei liigu oluliselt ette ja ka alla tulles mitte. Ehk siis kere tasakaalustab su liikumist ja siit põlve juurest reied tasakaalustavad. Veel 5 sekundit. Ja valmis. Tõstad korra jalad, aga jalgadele puhkuse andmiseks teeme veidikene kätele tagatoengus käte kõverdused. 45 sekundit. Aeg läheb käima 2, 1, nüüd. Lihtsam on see, kui sa oled pingile lähemal ja keerulisemaks või raskemaks läheb siis, kui sa kõnnid jalgadega kaugemale. Sirged jalad on üks raskus. Kui siin on sirged jalad ja tõstad veel puusa ülesse, on teoreetiliselt kõige raskem. 15 sekundit veel. Vabandust, 5 oli ainult. Ja valmis. Siis istud pingile, aga ühe jalaga. Ehk siis võime alustada nii, et sa oled juba pingil, teine jalg on õhus. Ja pingil oleval jalal, või tähendab, et jalg ei ole pingil, vaid istud pingil ja jalg on maas. Tal on umbes 90 kraadi. Ja nüüd tuled ühe jalaga püsti ja tuled ka alla. Ühe jalaga püsti ja alla. Pool minutit. Seda harjutust aeg läks nüüd. Proovid hoida tasakaalu. Ja veel 10 sekundit. Kaks, üks, valmis. Lõdvestad ära. Teise jalaga sama. Üks jalg üles, ühe jalaga õhku. Teise jalaga tuled püsti. Pool minutit. 3, 2, 1 ja nüüd läks aeg. Uude liigeste naksumine on ilmselt kuulub asja juurde.
proovige harjutuse tegemise ajal rääkida, et kuivõrd rääkimine segab normaalset hingamist. Ja veel 5,5 minutit. Tõdestan ära jalgadele puhkuse andmiseks. Teeme kätekõverdusi nii, et jalad on diivani peal või tooli peal või pingi peal. Sa vead ennast pikaks. Jalad pingile, 0,5 minutit kätekõverdusi. Aeg läheb käima nüüd. Veel 10 sekundit. Kolm, 2, 1 ja nüüd. Juba eile tegin kätekõverdusi, siis seepärast väga ei jaksanud praegu hästi. Nüüd on selline, kus tõused ühele jalale, sama mis enne oli. Aga nüüd, kui tõused ülesse, siis tuled päkale ja teine jalg on põlve tõstes. Ehk siis pingi servalt ühe jalaga üles, tõus päkale ja ees olev jalg on põlve tõstes. Ja ühel jalal tagasi. Nii hästi kui saad, 0,5 minutit. Veel väike hingel. Aeg läheb 4, 3, 2, 1, nüüd. Sellise nurga diivani peal on hea teha, siis ma saan vajadusel kinni hoida kusagilt. Veel. Saingi valmis. Teisel jalal sama asi. Ühel jalal üles, tõus päkale. 0,5 minutit. Aeg läheb 3, 2, 1. Nüüd. Iseenesest. Kui on tugev pöid, siis suudad kerge stopi seal üleval teha. Ja aeg. Jalg on jälle kerge lõdvestus. Veidikene kõhulihast. Istud diivani servale või pingi servale, võtad selle padja. Paned padja jalgade vahele ja sirgete jalgadega tõstad padja pingiga samale tasemele. Seda harjutust teeme 45 sekundit. Aeg läheb käima nüüd. Läheb. Ja üllatuslikul kombel tundub ka jalgades. Veel 15 sekundit. Jalgades tundub ta ilmselt sellepärast, et selle liigutuse juures töötavad ka jalad ja need on hetkel veidikene väsinud ja valmis. Aga kahjuks need jalad väga puhata ei saa. Te võite ka hingata vahepeal.
Bulgaaria kõkk. Ehk siis on jalg hüppeliigese juurest pingil. Ees olev jalg on nii kaugel ees, et sa saad siit, sul on ruumi tulla allapoole. Ja teeme seda niiviisi, et sa teed küki alla, tõused päkale, jalg maha, uuesti üles. 45 sekundit. Ja aeg läheb nüüd. Alla, tõus päkale, alla, üles. Võta pildistama. On reiele ja ühtlasi see ka venitab. Veel 15 sekundit. Veel 5. Ja valmis. Nüüd tõstad jalad. Mäletad ka, kui jalg praegu pingil oli. Ja siis nüüd tuleb teine jalg pingile. Kohe, kui mul on hingamine taastunud. Vastan. Jalg pingile, umbes hüppeliigese juurest. Ees olev jalg on kaugel. Tuled alla ja siis ees oleval jalal tõus päkale. 45 sekundit, aeg läks nüüd. Mäletad seda rütmi, et tuled alla, tõused päkale, tõstad üles ennast. Ja kui päkale tõused, siis proovid ikkagi korralikult üles tõsta. Veel 10 sekundit. Jaksad. Veel 5. Ja valmis. Nüüd mägironija. Ainult selline mägironija, kellel on vägi veidi järsult ette tõusnud. Ehk siis käed paned diivani servale või pingi servale. Kere on otse, vaatad, et õlad on randmete kohal ja rahulikult kõnnid. 45 sekundit, mis läheb käima nüüd. Täitsa rahulikult kõnnid. Väga järsk mägi. Rahulikult kõnnid, aga kui sa põlve üles ei tõsta, siis sa kõrgemale edasi ei pääse. Ehk siis põlv peab käima siin küünarnukkide juures ja kere on otse. Veel 15 sekundit. Veel 5. Ja valmis. Hingad. Ja. Teeme ühte harjutust veel. Õigemini 1, 2, 3 harjutust teeme veel. Ühed jaladele, ühed kätele ja ühed kerelihastele. Jalgadele seesama, mis siin enne oli, et oled põlvili, teine jalg ees ja tõstad jalga maast lahti. Harjutus niude nimme lihale, selle pool minutit võiks olla kerge. Aeg läks nüüd. Mäleta, kaua me enne tegime.
igatahes vaatame, kui pikk see pool minutit praegu tundub. sekundit tehtud. Veel 5. minu ligi jookseb. Ilmselt on soe tuba ja valmis. Vahetad jala. Siis teine jalg ees, 90 kraadised nurgad, pool minutit jala tõstmist. Läheb aeg 3, 2, 1, nüüd. Kui sul on peegel või kaamera või telekas, mis peegeldab, siis vaatad, et kere oleks sellel ajal otse. Kümme sekundit veel. Kolm, 2, 1 ja valmis. Kätele ja siis kerele. Käte kõverdused nii, et jalad on pingil, aga selle vahega, et nüüd on puharad hästi üleval. Jalad pingil, puharad üleval, pool minutit, nii mitu käte kõverdust kui jaksad. Aeg läks nüüd. Kümme sekundit veel. Ja valmis. Siin ei saanud väga rääkida. Viimane harjutus. Nüüd saab tooli peale, pingi peale istuda. Või diivani peale. Padi jalgade vahele. Veel natuke aega hingan. Padi jalgade vahele, toetad ennast veidi tahapoole, hoiad patja üleval ja liigutad patja ühelt küljelt teisele. Teeme seda minut aega ja jälgid, et kere oleks otse. Valmis. Võid juba ka teha, aga 3, 2, 1, nüüd läks minut. No. Kerge liikumine õlgadest või kerest tuleb, aga mõte on ikkagi selles, et sul on kere otse ja kõhulihas liigutab jalgu ühelt poolt teisele poole. Kui enne, kui me tõstsime patti ülevalt alla, tegi tööd kõhu sirglihas, siis nüüd on nii sirglihas kui ka kõhu kõikilihased töös. Veel 25 sekundit. Ja siis üle poole tehtud. Veel 15. Kontrollid uuesti, kas keha on paigal. 5. Ja valmis. Selline trenn praegu. Soovi korral tee see jalgade osa uuesti, aga mitte siis, kui sul on järgmisel päeval mingisugune kiire treening. Ja nagu juures olevalt pildilt näha, siis hingamine harjutuste tegemise ajal on oluline, nii et kui sa suudad kellegiga juttu ajada harjutuse ajal, siis sa ilmselt ei pinguta piisavalt. Tänud iseendale ja kohtumine mõni järgmine kord.